Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo. Tere uue nädala algust kõigile kinnisvarasõpradele. Oleme taas siin samas stuudios istumas koos hea sõbra Rainer Olgoga, kes ei ole lihtsalt sõber, vaid tema on kutseline maakler. Kutseline sõber ja mina olen siin istumas oma kutselise sõbra Ahto Kaldaga. Patenteeritud ja igast tulest ja veest läbi tulnud. Ja nüüd kohe aasta alguses ja ka eelmise aasta lõpus on erinevaid muresid ka meiega väga lähedalt seotud inimestega ja võib-olla isegi meie endaga juhtunud väga sarnased 2 lugu, millest võib-olla me tahaksimegi rääkida, kuidas see siis on, et kui üürnik läheb hapuks. Jah. Ma ei teagi, või ma tean küll, et räägime, et mis see olukord siis, mis sul juhtus ja ma räägin, mis mul juhtus. Ja mina nimesid nagu ei nimeta, aga ma nimetan ka aadressi. Ja aadressi nimeta, see ei pruukinud olla Tartus, aga tegelikult kuna tekkisid sellised külmad ilmad, tekkis ka mure, et loomulikult külmade ilmadega eriti ahiküttega korterites võib juhtuda selline asi, et torud külmevad ära. Ja ikkagi mõne üürniku puhul, kui sa ei ole teda nagu pikemat aega näinud, ikkagi tuletad ennast meelde. Ja kui inimene ei võta kontakti, siis sa tahad ikkagi veenduda, et see seal sinu hallataval pinnal on kõik hästi ja et seda teha, et veenduda, et kontrollida, tuleb vahepeal kasutada ka võib-olla selliseid ekstreemsevaid vahendeid, ehk siis, kuidas öeldakse, sundi kasutada. Sundi muidugi meie riigis võivad kasutada vastavat instad. Aga et sa lihtsalt, kui sa ei saa uksest sisse, siis kas omanik võib välja üüritud pinna peal üldse minna ukse lukku lõhkuma, et veenduda, et seal sees on kõik hästi? Meil on niimoodi, et meil on mitu asja, et on üürilepingud ja on siis ka nagu seadus. Ja lihtsustatult öeldes, siis kui on kõige suurem oht, mis meie maailmas üldse võib olla, on oht inimelule. Siis on iga kodaniku kohus nii-öelda piisaval määral minna ja proovida siis nii-öelda elimineerida oht ja kui sul on oht võib olla selline, et üürilisega midagi juhtunud ja sa lähed siis nagu hea südamliku inimesega päästama. Et probleem on selles, et kui sa nüüd pärast tõestada, et sa ei ole mõistliku aja jooksul teda kätte saanud ja suudad sa ikka öeldada, järsku ta näiteks on hingeitnud või väga haige. Et siis on üks variant appi minna. Teine variant on järsku, et ta ei võta ühendust, ei saa kätte teda ja võib-olla pole ka raha maksnud, eks ole, ja sinul on nagu hirm, et kui pole raha maksnud, et võib-olla ka elektriarved maksmata ja võib-olla näiteks külmal talveilmal külmuvad ära torud ja tekib palju suurem kahju. Et jällegi, et see kahju, et sa ei tohi niisama minna uksi maha lõhkuma ja lärmi lööma, aga sa võid minna nagu päästma. Ja. Et see on... Ma mõtlesin ja seda mina tegelikult täpselt ka tegin. Ma ikkagi mitmed korrad proovisin helistada, saatsin sõnumeid, et ma nüüd tulen kontrollima. Ole kohal või vasta, palun vasta. Ja tahtsingi minna kontrollima. Ja läksingi kontrollima, saatsin mitu sõnumit ette. Võtsin kaasa ka töömehed, võtsin kaasa ka naabrid, kes näeks, et oleks võimalikult palju inimesi. Teeme niimoodi, et teeme põnevaks, et me räägime, aga siis ma räägin oma loo ära ja siis me räägime, mis edasi sai, on ju. Et aga räägi, et sinnamaani, et kui läksite, mis edasi sai, et kuni selle nii-öelda ukse avamiseni, see osa räägi ära. Kuni ukse avamiseni. Et võtsingi mitte liiga palju, vaid mõned nagu tunnistajad ka kaasa. Ja see on väga mõistlik, et sa võtsid tunnistajad kaasa ja see eeltöö oli sul tehtud, et sa ikkagi eelnevalt kirjutasid, et jäi jälg maha, et sa üritasid teiste meetoditega minna inimelusid ja vara päästma, eks ole. Ja seda seoses sellega ka, et ma ikkagi kõrvalt korteritest ka uurisin, et kas seal on liikumist olnud. Et see põhjus, et minna seda vaatama, tuleneski sellest, et tegelikult ei olnud põhjust. Või ei olnud liikumist.
ehk siis väga suur hirm ja väga suur oht oli, et seal on külm. No ja sa kartsid, eks ole, sa teadsid, et seal elavad inimesed, eks ole, et järsku nende inimestega midagi juhtunud ja ka raha polnud laekunud, et järsku on, noh, mille sa tea, pole söögiraha, eks ole. Üks hea näide oli see, et näiteks selle üürilise pesu olevat mitu kuud väljas kuivanud. See on ka aga see fotod ja dateerimine, kõik väga tähtis on, et pärast võib ikkagi tekkida olukord, et öeldakse, et aga see ei olnud mõistlik, et sa nagu ületasid mõistlikkuse piiri ja siis seda on võimalik kohtus arutada. Et ja seoses sellega oligi, ma võtsin kaasa ka tunnistajad, nii öömehe kui ka mitmed naabrid, et lähme kõik koos ja kogu seda minekut ma tegelikult ka filmisin. Just, et sa tegid oma parima ja et sul on olemas nii-öelda materjalid, millega sa tõendad ja nii edasi. Ja mis edasi sai, sellest räägime tänases saates. Just nüüd räägime sinust. Meil oli analoogne juhtum ühes teises tundmatuks jääda soovivas asulas, võib-olla on nad samas asulas, ja ka üüripind siis samamoodi. Ja juhtus nii, et jällegi, et üür oli jäänud maksmata. Mina seda ei väitnud, aga võis ka nii olla. Ei, no siin oli see lugu, et üür ei maksmata. Okay, siis lisaks, mis oli juhtunud, et oli maksmata ka elektriarved ja naabrid väga hoolikalt olid tähele pannud, et korstnastid oli suitsu. Ja jällegi talvine aeg ja korduvad teated ja korduvad sellised ka nagu nii-öelda ühenduse saamine oli keeruline ja tekkis õigustatud mure elanike pärast ja samamoodi selle vara pärast. Ja täpselt samamoodi fotod said tehtud, omanikul oli kaasas tunnistaja enne ukse avamist ja kõik sellised samasugused meetmed, et jõuti selle ukseni nagu sinu loos. Ja. Vot nii, nüüd mis siis edasi sai? Mina küsin ikkagi, kas ütleme sinna maani, nagu ma rääkisin oma lugu, kas ma tegin kõik õigesti? No sa tegid oma parima. Ma tegin oma parima, aga kas ma seadust rikkusin või... No vaat seal ongi, et seda saab ikkagi veel vaidlustada. Aga sa saad teha oma parima, et mis sul siis nagu muud üle jääb, eks ole, et sa teed oma parima, sa lähed kaitsma inimelusid ja vara. Vara, jah. Kaks asja, mida tuleb teha, midagi ei ole teha. Seda ma tegin. Ja ma sain sisse ja panin asjad sooja. Et torud ära ei külmuks. See sai tehtud, aga... Kas oli siis ka haigeid inimesi? See inimesi ei leidnud, aga see vaatepilt oli täiesti huvitav. Seal oli, ma ei oska seda seletada, sa nägid pilte. No vaat, siis ma räägin meie loost edasi. Ja meie läksime siis, meil oli tegemist... Nüüd on teine lugu. 100 ruutmeetris, ütleme siis pinnaga ja selline, kus siis veetis oma elu üks pere. Ja võib isegi öelda, et lastega pere. See ei ole ebatavaline, ei ole võimalik tuvastada. Ja terve see korter oli siis kaetud umbes 2 meetri kõrguse prügikihiga. Nii et sinu lugu, ma arvan, et on isegi pehmem. Minul on pehmem, minul oli meetrine. Ja kas see prügi või inimese isiklikud asjad, pigem olid inimese isiklikud asjad, aga meil oli ka inimese isiklik prügi. Aga hais oli küll hea meeletu. Kas sinul oli ka hais? Hais oli meeletu, sest polnud köetud ja niiskus tuleb sisse ja et need asjad võisid ka enne olla kvaliteetsed ja edasi, et selline kollektsioneeritud. Kaua sinu need asjad? Me ei tea seda selles asjast. Me ei tea selles mõttes, et kunagi oli väga ilus puhas koht, et see oli nagu täielik šokk ja üllatus. Minul oli täpselt samamoodi ja seal ma leidsin ka hiired juba jooksed ja mõni hiir äkki oli juba surnud. Ei ole näinud sellist asja, me oleme näinud küll, kus on juba ette teada, et on selline olukord. Et see prügikorre. Minul täpselt sama saatus viis meid samale hetkel. Ja me võime siin võib-olla siis nii-öelda, meie mõlemid, kuna mis oli isikuandmete kaitse seadust lähtuvalt, me ei saa küll öelda, aga me ütleme, et nende mõlemite üürnikute puhul on kahjuks sarnasused. Ja minu arvates, ütleme niimoodi, et ega siis ei saagi öelda, et nad oleks olnud kumbki pahatahtlik. Ja mina ütleks ka, et enda selle üürniku kohta, et ta on ikkagi aastaid olnud minu juures ja ta on alati olnud täiesti eeskujulik. Ja midagi on juhtunud ja nüüd ei teagi, mis ta saanud on, kus ta on igal juhul. Ja mis on järgmised käigud, mida võiks nüüd teha?
no võiks kõigepealt mõelda, eks ole, et kui sa inimest kätte ei saa. jah, et inimesega, no ilmselt juhtus nende mõlema inimese psüühikaga midagi tänu raskele oludele või mis iganes asjadele, et mõlemil juhul siis mõlemid lastega pered, eks ole, ja väga-väga sarnane, et mis saab edasi, vaat nüüd peabki arutama nüüd selle oli üks, et kino. Esiteks, meie puhul üüriline jäi ka võlgu, kuidas teie puhul? Sa hetkel jaa. mitte küll palju, mitte küll mitte. Ta on nii kädas. Jah, nii kädas. No minu puhul ikkagi fakt number 1 on see, et üürileping lõpeb. Üürilepingus tõenäoliselt leiab punkti, kus on võimalik see enne tähtaegselt lõpetada, mis peab siis silmas mõnes mõttes heapereme ja kui sellist suhtumist, et kahjuks ei ole hoitud ja hooldatud ja on lastud siis ka külmumise piirini ja lisaks kogu see koristamine ja seal on vaja teha ka erinevaid remonteid, et nende kõikide tööde ja asjade fikseerimisega tegeleme praegu. Kõigepealt tuleb fikseerida kõik need kulud, mis tuleb nagu teha, aga küll aga inimlikust aspektist, vaat nüüd peabki mõtlema, et ilmselgelt on nendel inimestel, kes siis sellise olukorra tekitavad, mingi probleem ja mina pöörduks kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonda. Et see lihtsalt, et aidata neid, mitte neid nagu kiusata. Ja mõtleb. Et see on kindlasti üks asi, mida võiks teha, sest et see kindlasti ei ole normaalne. Et üks asi ehmatab ära küll, et inimene on tohutult prügi korjanud või ei ole elanud puhast elu, eks ole, aga teine asi on see, et seal on lastega pered, et rikub ära mitu põlvkond elusid võib-olla. Ja, täpselt. Aga selle väljanõudega, see on nüüd dilemma koht, ma ei tea, et meie publik võiks ju kirjutada, et kuidas siis on, et kas üürilaandjal on inimesel niigi raske, on nagu õige küsida raha või ei ole? No õige on ikkagi selles mõttes aus oleks ju ikkagi... No remont juba maksab palju rohkem kui üür, eks ole. Et seal... jah, seal... Meil teatud juhurda tuleb ta saada. Me oleme teinud teatud juhtudel on sellised Airbnb või näiteks kus lühiajalise üüri puhul on teistsugused kindlustuslepingud, mis siis võivad sellist asja lausa katta. Okay. Ja siis eks ikka on, et ise sa ei lähe nii-öelda nõudma, kes see kindlustusfirma nõuab. Meie peame ise hakkama saama. No võt ei tea, et kas... Kõigepealt ma ikkagi fikseerime need asjad ära ja teeme selle asja korda, et see on vaja ju uus üüriline varsti sisse saada. Aga mis saab nüüd selle inimese asjadest? Me koristame ära, paneme need asjad ilusti kokku, me ei viska mitte midagi minema. Annab teada üürilisele, et ma hoiustan seda teatud aja ja peale seda siis utiliseerimine algab. Teatud tingimustel on võimalik asju ka kasutada nii-öelda kohustuste katteks. Neid asju ma ei soovi. No siis on inimlikult vaja mingisugused ajad anda, mis on nagu mõistlikud jälle. See on seadus... 2 nädal. Mõistlik aeg nagu seadusest tuleneb. Me ei tea, mis olukorras see inimene on. Aga kui ma hoiustamiseks siis rendin väikse laoruumi, no siis on ju kulu. Läheb ju kuludes. Pigem hoida sealt samas, et... Plus koristusfirma, kes koristas selle puhtaks asjad. No meil läks hästi, inimene viis ära mõõda liiksed asjad. Meil kahju. No enamikku ei olnud muidugi, tema jaoks enamik asju ei siiski sinna. No, vähemalt midagi viis. Just. Aga ühesõnaga tegelikult probleem on ja mis siis kõige õigem lahendus nüüd, ütleme selles olukorras, näiteks räägime minust. Mul on nüüd, asjad on kokku pandud. Kindlustatud oli või? Tavaline kindlustus ikka on, jah. No, aga võib-olla tasuks pöörduda, kindlustuse poole. Muidugi selle vastu, kuidas sa kindlustad, et toad on sassis. Toad on sassi, jah. Ei, no tegelikult seal on ikkagi see, ütleme seinad on kahjustada saanud. Ütleme, see kulumisprotsent on mitusada korda suurem, kui oleks see normaalne kulumisprotsent. Ja, aga kas see kindlustusleping hõlmas üürile andmist või see oli ikka tavaline pangale? Ta oli ikkagi tavaline. Siis seal võib-olla tulevikus võiks mõelda, et maksta see 20 € kuus rohkem, eks ju. Ja. Et kui näiteks kipsi seinas kuskil on auk, siis on mingi asi on seal lahti, lagi juba kuskilt on maas, see ei ole loomulik jõuda. Pigem on tekib ikkagi löögi taga ja... Pigem on küsimus, eks ju, et kuidas siis selliseks olukorraks valmistuda, et ka mina mõtlen, et ega me ei oleks osanud selleks, seda ei osanud kõige halvemates unenägudes kettama. Aga minul oligi vahepeal selline mõte ja osade korteritega ma olengi niimoodi teinud ja sina palun ole hea inimene vastu, kas ma teen õigesti. Kas omanik võib käia näiteks korra aastas oma pinda üle vaatamas? Ma tulen
ja fikseerime kõik, vaatame, kuidas elektrisüsteemid on, vaatame, kuidas torustik on, vaatame seda üldist kulumist. Soovitaks lepingusse vastava kokkuleppe sõlmida. Jah, aga see on ju normaalne. Kui see on niimoodi kokku lepitud, siis küll, et seal tuleb leida õige tasakaal selle vahel, et sa pakud inimesele kodu, et ta saaks rahulikult maksta. Ja võib-olla mõnel inimesel on sellised harjumused. Olla Lasem kui keskmine inimene. Jah, aga lõpus, kui välja kolib, siis on ju sama puhas tagasi nagu alguses. Vahepeal ma olen räpane. Äkki ma viskan aluspüksid lambi külge. No, minu jaoks pigem on küsimus, et kas sellist olukorda annab vältida, siis mina täna näiteks ei oska seda öelda, et see on ikkagi vahel arva, et kui sa oled nagu otsustanud üürileandja olla, siis ma lihtsalt statistiliselt ütlen, et see aasta siis nagu 2 juhtumit, aga nüüd viimase 20 aasta jooksul rohkem juhtumeid pole. Et see on väga väike tõenäosus, et inimene läheb eluga allakäiguspiraali. Seda küll. Ja see on üks asi. Teine asi on ikkagi see, miks ma ka vahepeal, soovitan ka ikkagi korra kuus või korra paari kuu tagant üürilisega kokku saada. Kas me näiteks üüri koguda? Et sa näed seda inimest ju näost näkku ka vahepeal. Sa saad jooksvaid muresid temaga rääkida. Sa saad mida iganes. Siis sa ju näed, sa oled kontaktis. Ja teised inimesed, ehk siis teine pool, üüriliste pool, kui ikkagi hakkab hapuseis tekkima, siis ikkagi omanikuga tasub rääkida, mis olukord meil hetkel on. Pea mulla alla peitmine ja kuskil ära jooksmine, ma ei tea, see anna küll kunagi midagi. Aga saime oma kurva loo ära räägitud. Et mis need nagu vaata 3 asja meil oli eelmisel aastal tavas. Usalda, aga kontrolli. Et usalda, jaga, kontrolli ja mis see viimane on siis? Saatusse. Suhtle. Jumala eest räägi. Sest et ega kui lähme üldse siit kinnismara maailmas korraks välja. Ega enamus maailma probleeme on ikkagi see, et vähese suhtluse viga. Oleks ju niimoodi tore lõpeta. Nõus. Suhelge ja suhelge meiega ka, kirjutage sinna YouTube'i sinna alla või meile otse. Te võite negatiivseid asju ka välja tuua, seda me tegelikult negatiivseid ootamegi. Kiidusõnu me saame niikuinii igalt poolt. Positiivsed saatske rainer@olva.ee ja negatiivsed Ahtole. Ja, ahtokalda@gmail.com või tulge nädalavahetustel näost näkku, kui midagi öelda on. Kell 2 öösel. Jah, klubis. Näeme. Aga järgmine esmaspäev jälle uued kinnisvaralood ja meil on nii põnev aasta, meil on väga ägedad plaanid veel tulemas, nii et olge olemas teitse. Näeme. Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo.